tere kaunist! Meil Lissabonis on esmaspäeva keskpäev, Tallinnas on esmaspäeva pärastlõuna, Heilikil on esmaspäeva kui varane aeg. Ja see, kus ja millal sa seda vaatad, siis on kindlasti ka väga tore hommik, lõuna, õhtu, öö, kus iganes, millal iganes. Ja nagu iga kuu on väga tore see, et kui meil on see teema, siis see minu jaoks on väga huvitav minu enda sees reflekteerida, et mida selle kuu teema siis minu jaoks tegelikult tähendab. Ja minu jaoks on ka väga tore on see, et üks asi on asjade peale niisama mõelda, aga hoopis teistmoodi mõtlema asjade peale siis, kui ma tean, et ma pean neid mõtteid ka verbaliseerima. Nii et selles mõttes need grupi Zoomi kõned on väga tore selline, mis ma ise tunnen, minu mõtteharjutus. Ja elurõõmu peale ja rõõmu peale üldse mõeldes, ma mõtlesin kõigepealt selle peale, et kuna ma olen Joe Dispenza õpilane ja mulle väga meeldib see, kuidas Joe Dispenza räägib alati sellest, et arvestades seda, et meie meeled, see, kuidas me tajume maailma ja reaalsust enda ümber, on tuunitud tajumas seda, mis on see kõige tihedam mateeria nii-öelda. Ehk siis me näeme seda, mida me tegelikult saame ka, enamasti on see, mida me saame käega katsuda. Ja me kuuleme ikkagi ka väga sellist kitsast võnkesagedust ja need lõhnad ja ühesõnaga kõik see, mida me tajume, on 0,000 ja neid nulle on seal palju, 1% kõigest sellest, mis on. Ja ülejäänu on energia ja energia on informatsioon, aga seda meie meeled ja aju ei ole treenitud tajuma ja vastu võtma. Ja sestap me oleme harjunud mõtlema, et see, mida me läbi oma meelte tajume, et see ongi reaalsus. Aga arvestades, et see, mida me läbi meelte, et see info, kogu infost on 0,0001% sellest, mis on, siis mulle väga meeldib see, kuidas Joe Dispenza küsib, et ja mis on see tõenäosus, et see, mida me peame reaalsuseks, on reaalsus. Ja just see mõttekäik, et me oleme nii harjunud olema kinni selles, mida me arvame, et on reaalsus. Ja see tegelikult on nii tilluka osa sellest, mis on minul elus väga palju õpetanud laskma minna igasugustest nendest nagu meele genereeritud kannatustest, et aga nii ju on. No tegelikult ju ei ole. Aga ma arvan, et nii on. Või ma kujutan ette, et nii on. Ja mulle väga ka meeldib see, mis Sadhguru ütleb, et ta ütleb seda inglise keeles, et to worry, you have to think about things that haven't happened. And to not worry, you don't have to do anything. Ehk siis, et selleks, et muretseda, sa pead välja mõtlema asju, mis pole toimunud. Ja et mitte muretseda, ei ole vaja üldse midagi teha. Nii et mul nagu sellised väikesed mõttepärlid erinevatelt õpetajatelt minu elus on väga palju aidanud minul endal kultiveerida sellist hoopis suuremas kerguses ja rõõmus elamist.
Ja ma olen mõelnud selle peale ka, et kui lapsed loomuldasa ongi rõõmsad lihtsalt sellepärast, et nad ärkavad üles, juba on rõõmsad. Ja siis, et nad, siis kui on midagi, et nagu kõht või midagi, et siis nad annavad sellest märgu. Aga üldiselt nende kogu see olemus ja olek on nii rõõmus. Ja siis täiskasvanud on see, et mul on vaja seda, et mis mind rõõmsaks teeb või mis mind õnnelikuks teeb. Et see peab olema miski, mis mind rõõmsaks teeb, sellepärast et see tavaolek on nagu, ma ei tea, mis see õige sõna on. Ühesõnaga, pigem siis mis iganes see, mis rõõmus ei ole. Et mis siis vahepeal juhtub? Ja ma saan aru, et vahepeal juhtub see ühiskonna nagu kõik see, et mul oli kunagi üks boyfriend, kes ütles, et see sinu rõõmusolek, et see pole jätkusuutlik ja et ikkagi kannatamine on õilsam. Siis ma mõtlesin, et ma saingi aru, et kui ma pean iseenda rõõmule lähisuhtes pidama kaitsekõnet, ma sain pärast seda, ma tegelikult valmistasin selleks kaitsekõneks ette ja ma kõik mõtlesin, et mida ja kuidas ma ütlen niimoodi. Pidasin selle kõne ära ja siis ma mõtlesin, et what? Et see ei ole ikkagi üldse adekvaatne, et vist tema küll ei ole minu jaoks õige mees, kui ma pean iseenda rõõmu kaitsma. Ja iseenda rõõmu teadliku kultiveerimise näitlikustamiseks. Ma räägin oma eilsest. Sest et ma eelmisel nädalal ma kõigepealt olin Hispaanias tehastes, et luua järgmist sügistalvist Viimemaa kinga ja saapa kollektsiooni. Ja ma arvan, et selle rõõmu kultiveerimisega on seotud ka see, miks Viimemaa kollektsioon on alati värviline sõltumata hooajast. Ja siis, kuna ma juba nagu siinkandis olin, siis ma tulin Lissaboni nädalavahetuseks ühele retriidile, mis seob endas selliseid Aafrika traditsioone, just mis puudutab oma keha tunnetust ja liikumist ja maaga ühenduses olemist, nagu planeedi mõttes, aga ka nagu selles mõttes, et maandatud olemist. Ja see seob endas idamaist filosoofiat, sellist nagu budistlikku ja siis see seob endas erinevaid ka kvantfüüsikat ja ühesõnaga selline väga tore kõik kombo ja seal on hästi palju tantsu ja trummimängu ja laulmist ja meditatsiooni ja seal on, kui läheb trummimänguks, siis on seal trummareid, meid on kokku mitukümmend. Nii et see kõik on nagu selline väga vägev ja võimas ja sellel on tohutu selline transformeeriv potentsiaal, sest ma olen seal varem käinud ja vahel on niimoodi, et see, millest sa nagu oma emotsioonide mõttes läbi käid, on pärast selline tunne, et nagu oleks olnud ikkagi see pesumasina trumm, see kõige kiirem spinn. Aga alati on pärast maandu sellesse õndsasse kohta, et ma tean, et ma olen investeerinud iseenda heaolusse ja et ma olen pühendanud aega sellele, et hästi ausalt, suure uudishimuga ja läbi väga suure füüsilise intensiivsuse, mis minu jaoks väga hästi töötab,
jõuda iseendale lähemale. Ja seal ma eile rääkisin ühe naisega, kes oli esimest korda ja kes on just iseennast avastamas ja ta ütles, et siis, kui läks selleks trummimänguks, siis ta ütles, et tema varasem oleks mõelnud, et no ma kõigepealt vaatan, et kuidas, et siis tegelikult nagu, et mina ei lähe niimoodi pööraseks ja ei mängi üldse trummi ja ma vaatan, kuidas teie mängite ja siis ma vaatan, et kas ma ühinen või tegelikult nagu tegelikult see ei ole üldse mina. Ja siis ta ütles, et ta oli just selle mõtte ära mõelnud. Ja siis tuli üks mees, sest et enamus, kes seal on kohalikud portugaallased ja siis seal on mõned, kes on fännid, kes tulevad kohale. Ja siis ta ütles, et kui ta oli just selle mõtte mõelnud, et las ma alguses vaatan, siis tuli üks mees, kes tõi talle, sest kohalikel portugaallastel on väga lihtne oma trumm kaasa võtta, aga seal on kohapeal on mõned trummid, kas tuli üks mees, kes lihtsalt pistis talle pihku selle trummi ja siis ütles, et okei, vist tuleb kohe pihta hakata, sest ma rääkisin temaga pärast ja ta ütles, et kui ta oleks iseennast eraldanud sellest kogemusest, siis pärast sellele rongile astuda, sellepärast, et seal kõik on nagu erakordselt rõõmsad. Selleks ajaks juba kõik südamed olid niimoodi õieli ja seal oli selles ruumis nagu see rõõmu ja sellise, nagu see oli tõesti selline hästi kirgastunud energia oli seal. Ja selline ülevoolav rõõm ja hästi kõrge energia. Tal oleks olnud, kui ta oleks juba iseennast nagu astunud sammu tagasi ja eraldanud sellest kogemusest, ta ütles, et tal oleks olnud pärast sellele rongile veel raskem astuda, sellepärast, et teised oleks juba nagu kapakuga eest ära läinud. Ja ta ütles, et ta oli nii õnnelik, et ta lasi oma sellel vanal endal minna. Siis ta ütles, et ta nautis seda nii väga. Ja ma mõtlen, et kui tihti elus me oleme nendes kohtades, kus on see, et teistel tundub, et on hästi tore. Ma ei ole midagi sellist mitte kunagi kogenud. Ma ei tea, kas ma näen väga tobe välja, kui ma seda teen. Mis nad must arvavad? No nagu see sisemine kriitika hakkab mingi ja siis me jätame iseennast sellest kogemusest ilma. Ja ma olen just mõelnud, ma kogesin seda ja see oli ka Lissabonis tegelikult. Mulle meeldib see, et ma teen neid nagu mingi keerdkäike oma selles jutus, kuhu ma tahan lõpuks jõuda. Ma kogesin seda sama Lissabonis ühel varasemal korral, kui ma läksin tantsima, sest et mulle tants väga meeldib. Ja Lissabonis saab tantsida sembat, mis on pärit Angolast ja Roheneme saartelt ja seda tantsitakse Mosambiigis ka ja Guinea-Bissaus. Ja mulle semba meeldib väga just sellepärast, et selles muusikas ja selles tantsus on nii palju rõõmu ja sellist nagu päikest. Ja see tants ise on hästi mänguline. Ja ma läksin ühte klubisse ja Lissabonis on see, et ajalooliselt, et siin on palju neid, kes on nagu see Roheneme saarte kogukond on nagu üks ja siis angoolakad on teised ja siis neil on erinevad klubid, kus nad käivad tantsimas ja siis osad on nagu sellised, kus on kõike rohkem ja osad on see, kus on väga ühte või väga teist. Ja selles Angola klubis ja seal need peod algavad esmaspäeval ja põhimõtteliselt see
uksed avatakse kell 11 õhtul, aga keegi enne kella 1 ei tule. Ma ükskord läksin sinna varem ja siis ma mõtlesin, et kus need inimesed on siis esmaspäeva õhtul kella 1 ja mis nad teevad kella 1-ni, et noh, et nagu standard on see, et enne kella 1 keegi ei lähe kohale. Aga siis ja ma sain aru, et ma olin seal peol vist naistest ainuke, kellel juuksed said lehvida, sellepärast, et polnud neid sest et nendel Angola naistel on ikkagi väga peened soengud ja patsid ja kõik see, kuidas see on punutud, on nagu spektakulaar. Ja ma olin kindlasti ainuke, kes ei rääkinud portugali keelt ja ma seal paljudest asjadest, DJ oli väga jutukas sellel õhtul, ma enamusest ei saanud aru. Vot, Eiliki oli ka parimal peol Angolas, kus oli ainukese valge naisena Lissabonis. No täpselt. Ja siis, aga selles klubis on niimoodi, et Angola kogukonnas on rohkem neid, kes on hästi tähtsad ja siis neil on need laiemad need kuldketid ja siis nad ööklubis nad on ikkagi nende päikseprillidega, sellepärast et see valgus võib ju olla väga ere ja ühesõnaga sellised väga välja peetud härrad. No prouad ka, aga nagu härrad on just sellised, et liiga palju ei tantsi, sellepärast et siin higistada ei ole sünnis ja võib-olla on nagu, et ma ei tea, mis see nende, aga mulle tundub, et nad on nagu too cool selleks, et higistada või too cool selleks, et ennast tegelikult nautida. Ja siis seal on nagu saali ümber on kõik see nagu VIP-tsoon, mis on eraldatud nagu nende samet ja kuld, nende mis need on, nagu need kõied on ju. Ja siis seal on need diimanid, kuhu neile serveeritakse neid küülerid ja šampanjasid koos selle, kui see läheb lauda, siis seal ikkagi nagu on see see purskkaev küünalvulkaan, see, mis tossutab kogu saali täis. Ja siis seal keskel on tantsupõrand, kus siis need, kes ei ole vipid, siis tantsivad. Ja minu jaoks oli väga selline valgustuslik hetk, kus tants oli nagu täie toredusega käis ja need, kes olid vipid, seisid oma nende sametköite taga. Nad seisid sellepärast, et ma ei tea, nad seisid ja vaatasid nagu alla meie peale, sest see oli nagu aste allpool. Ja siis ma mõtlesin, et nad on ostnud endale selle vipi staatuse ja nemad on nagu seal vipi staatuses puuris. Sel ajal, kui meie oleme vabad, et nautida ja tunda tantsust rõõmu. Aga nemad arvavad, et nemad on vipid ja mul oli nagu selles hetkes, mul oli nii, sest minu jaoks on alati see, et kui see selline nagu ahaa-hetk on läbi intensiivse kehalise kogemuse, siis see maandub mulle nagu raku tasandil alati nagu niimoodi. Ja selles hetkes ma just mõtlesin, et milline illusioon on see, et ma püüdlen vipiks ja samas siis ma võtan endalt ära võimaluse tegelikult täiega nautida, sellepärast, et selle staatusega see nagu juba ei ole enam kohane seal tantsupõrandal olla nii higine ja nii rõõmus. Ja siis ma mõtlesin, et küll on ikkagi tore mitte olla vipp. Niimoodi, aga kui nüüd tulla tagasi selle nädalavahetuse juurde ja selle naise juurde, kes ütles, et kuidas tema oli väga tänulik, et see mees talle selle trummi tõi ja ta kohe sai sellele rongile ja kui väga ta seda nautis, siis ma kutsusin ta õhtul tantsima ka endaga kaasa. Sellepärast pühapäeva õhtuti on ju ka väga toredad sõimupäevad lisaks. Ja siis mind külastas juba päeval see mõte, et
võtan igaks juhuks käterätiku kaasa sinna, kui minna õhtul tantsima. Sellepärast, et ma olen seda varem kogenud, et kuna siin Lissabonis on ju ookean, ja kui sa oled ennast täiesti märjaks tantsinud, et siis miks minna duši alla, kui saab minna ookeanisse ujuma. Ja eile või eile õhtul või siis täna varahommikul, kui see pidu läbi sai, siis ma tegin talle selle ettepaneku, et tema lend läks täna hommikul juba. Ja niikuinii, kui su pidu lõpeb hommikupoole ööd ja su lend on vara hommikul, siis niikuinii ei ole seda illusioonigi, et ma saan nagu 8 tundi või 6 tundi või mitu iganes tundi magada. Et siis ma mõtlesin, et kui sest et tema selle retriidi kogemus oli väga võimas. Ja mõtlesin, et kui ilus punkt sellele nädalavahetusele on siis, et võtta Bolt sinna ookeani äärde ja minna ujuma, sest meil on ju täiskuu. Et minna ujuma siin lustima ookeani lainetesse täiskuu valguses. Ja siis ta oli sellest ettepanekust oli ravatud alguses, aga siis ta sai aru, et ta ütles, et tänu sellele nädalavahetusele, et ta oli juba nii avatud nagu igasugustele pöörastele uutele mõtetele, et ta ütles, et jaa. Ja siis ma mõtlesingi seda, et palju lihtsam oleks muidugi võtta takso ja minna sinna, kus juba padi kutsub. Aga palju toredam on võtta takso ja minna lustima täiskuu valguses ookeani lainetesse. Sest et ja siis selles kui ikkagi minna öösel ookeanis ujumisse, pead olema väga kohal, et suhestuda ookeaniga, sest et kohalikud muidugi ütlesid, et see ikka praegu väga ohtlik on ja et ikkagi peab olema, ühesõnaga, et ma liiga paljude kohalikega selliseid asju ei konsulteeri, seepärast, et nad arvavad, et ikkagi ühelt poolt on see, et nad arvavad, et ma olen hulluks läinud, ja teiselt poolt sest et nemad kuulavad uudiseid, et kui palju inimesi iga aasta hukkub ookeani lainetes. Ja mina mõtlen, et mina olen vana taliujuja ühelt poolt, et minu jaoks see ookean ei ole külm, vaid on väga soe, sest et ookean on palju soojem kui praegu Läänemeri. Ja teiselt poolt, et ookean on minu suve. Ja siis ta ütles, et see mõte ei oleks teda eales külastanud. Aga ta ütles, et nüüd ta saab aru, et kui minna väljapoole oma seda harjumuspärast mugavustsooni, et siis seal ongi see toredus ja seal ongi see rõõm. Ja tänaseks ettevalmistades ma just mõtlesin selle peale, et kui palju me teeme elus valikuid, sellepärast, et ego ka oleks arvanud, et ega ei ole vaja minna sinna külma tuule kätte, ega see ookean on ka ju päris jahe ja ikkagi juba voodi oleks ju väga palju mõnusam ja pehmem ja kuivem ja soojem. Aga et kui palju me lähtume sellest, mis on mugav ja mõnusam versus see, mis tegelikult paneb silma särama. Ja ma arvan, et mida rohkem olla sõber selle iseenda sisemise lapsega, kellel on see silm särab ja siis on see uudishimu elu suhtes. Et siis seda
et nagu selle lapsega sõbrustamine on see, mis väga hästi aitab teadlikult kultiveerida neid valikuid, mis meie ellu toovad rõõmu. Ja ma toon ühe näite Tallinnast, sest et Tallinnas Kalamajas, Kotsepüü tänaval, seal Kalamaja muuseumi ees tänaval, sinna on joonistatud, praegu ma mõtlen, kas see on eesti keeles, on see keks, kus on no nagu need on, kus sa keksid kõigepealt ühe jala peal 1, 2, siis on 3, 4 on kõrvuti, siis jällegi 5 keksid ühe peale peal, 6, 7 kõrvuti. Kas see on keks või? On, Kristel näitab, on. Et ja seal ja alati, ka siis, kui mul on nagu see tunne, siis ma alati keksin. Sellepärast, et lihtsalt puhtalt see, et kui sa teed selle tõnk, 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 siis see tekitab juba nii palju rõõmu, sellepärast, et keha mäletab seda, kui tore seda oli teha lapsena. Ja siis, kuna keha mäletab, siis see rõõm tuleb nii lihtsalt, ma ei tea, üles, alla, mis iganes suunas ta liigub, et siis see rõõm täidab oleku ja kuna rõõmuenergia on niikuinii nii palju kõrgem kui igasugused need, millest sageli tahaks vabaneda, siis natukene rõõmu juba aitab väga hästi lahustada väsimust, tüdimust, ükskõiksust, ühesõnaga kõike seda, mis aeg-ajalt tahab nagu üle võtta selles igapäevaelus. Nii et ma just mõtlesin selleks tänaseks ettevalmistades, et see, mis minu elurõõmu, ma arvan, kõige paremini toidab on. Üks on see, et ma iseenda jaoks defineerisin ja igalühel see definitsioon on kindlasti erinev. Aga just kui ma mõtlesin, et see, kuidas lääne ühiskonnas muinasjuttudes, ehk siis see, kuidas see conditioning meil käib juba lapsest saati, et õnn on ikkagi meist väljaspool. Ja siis on see võlusõrmus või helepunane lilleõis või võlukepp või midagi, mida tuleb tuua 7 maa ja mere. Aga see igal juhul on see väljaspool ja siis seda peab tooma mingi õilisrüütel või keegi teine, ise seda ei saa. Ja siis ise peab ootama, ma ei tea, pärlige kaelas ja käpakesed niimoodi põlve peal ja vaguralt. Et see ja siis on teised, kus on see, mis see on see punaste kingade muinasjutt, kuidas on ikkagi see, kui sa paned punased kingad jalga, siis sa tantsid ja tantsid ja et see oli ikkagi saatanast. Ja et see rõõm, et see oli ikkagi nagu saatanast. Aga et siis see õnn, see on kusagil väljaspool, keegi teine toob ja sina ootad ja siis ja kui sa siis selle oled kätte saanud, siis võid olla õnnelik ja siis algab elu. Ja siis elad õnnelikult. Kuidas sa mõnusalt lõppusid, mitte elu lõpuni, aga siis nad ikka elasid õnnelikult elu lõpuni. Et mina enda jaoks defineerisin siis selle, et õnn on tõesti see, mis on nagu nendest igasugustest välistest. Ja aga kuna see on midagi, mis on väline, siis see sõltub sellest välisest ja kui seda välist parasjagu ei ole või seda sulnist printsi ei ole, kes kapakuga läheb sinna 7 maa ja mere taha seda tooma mulle, et kas siis ma nii kaua pean nukrutsema. Ja siis ma sain aru, et ikkagi, et kui vaadata rohkem seda, kuidas idafilosoofias ikkagi räägitakse palju rohkem sellest rõõmust
mille allikas on meie enda sees ja mille eest me ise oleme vastutavad. Ja nüüd ma tulen tagasi selle juurde, millest, no ühesõnaga selle Joe Dispenza juurde, et kui see, mida me oma meeltega tajume, on 0,001% reaalsusest, siis see, kuidas me otsustame ka seda 0,001% tajuda, on meie enda kujundada. Ja mida rohkem ma olen endale teadvustanud, kui väga see on minu enda otsustada, kuidas ma midagi näen. Siis seda suurema hoolega ma valin, kuidas ma suhestun situatsioonidesse, kuidas ma vaatlen elu ja ma ise polnud seda niimoodi märganud, aga mulle seda peegeldati, et ma vaatan enda ümber ilu otsiva pilguga, sellise uudishimu ja ilu otsiva pilguga, sest et see on see, ja see on kindlasti, see on erinevate inimeste jaoks, see, mis neid õnnelikuks teeb, on erinev, aga just siis, kui ma liigun looduses või ka kui ma liigun, ükskõik kus ma liigun tegelikult, on see, et ma vaimustun nii lihtsasti väikestest detailidest. Ja ma saangi aru, et sest et vaimustusest me oleme varem rääkinud ka, et minu jaoks vaimustumine ja elurõõm on väga tugevalt seotud. Ja see, kui teadlikult kultiveerida seda, et mis on see, mida ma otsin, siis see on ka see, mida ma leian. Et kui ma otsin muret ja stressi kindlasti piisavalt, kui ma otsin seda, mis mind vaimustab ja mis on kaunis minu ümber, absoluutselt, seda on maailmas nii palju. Ja see üha teadlikumalt valimine, millele ma otsustan oma fookuse panna. Ja no muidugi see on võtnud sellel samal nädalavahetusel ma võin tuua sellise näite, et kuna siis enne, kui ma lendasin Hispaaniasse tehastesse, siis me just Arno Kalbuse šamaanitrummiorkestriga mängisime Haušil ja seal olid need, kes tegid neid näomaalinguid ja seal oli väga palju toredaid näomaalinguid. Ehk siis ma arvan, et minu enda see sätung oli natukene teine ka, aga nüüd sellel retriidil oli oma emaga kaasas üks väike tüdruk. No selline, ma arvan, et ta võib-olla nüüd üks 5-6 aastane. Ja siis ma nägin teda esimest korda, ma nägin kaugelt ja siis ma vaatasin, et kui äge näomaaling. Pärast lähemalt ma sain aru, et tal on kas mingisugune nahahaigus või karmid põletushaavad. Ja siis, sest et ma ka nägin teda, et kui äge näomaaling, siis ma vaatasin, et kui ägedasti ta seal käis niimoodi, et ta nagu tippis, üks jalg oli, labejalg oli maas, teise jalaga ta nagu tippis päka peal, siis ma mõtlesin, et nii nunnu. Ja siis ma pärast vaatasin, et ta tegelikult tippis ühe jalg sellepärast, et ta teine jalg oli lihtsalt palju lühem. Ja see kõik oli osa sellest samast vestlusest, kus ma rääkisin selle naisega, kellel oli trumm toodud. Ja siis ma ütlesin talle, et me mõlemad silmitsesime seda tüdrukut, sest tüdruk oli, ta tundus, et ta on nagu selline hästi
nagu selline hästi vapper hing. Ja siis ma ütlesin, et et hing teades, mida kõike ta on tulnud juba, et mida kõike ta on juba nii väiksena pidanud kogema, et ta valis tulla, et saada see kogemus. Et kui vapper ja kui imetlusväärne. Ja siis ütles see naine, ütles niimoodi, et mulle meeldib see lähenemine, seepärast, et muidu ma oleksin mõelnud, et küll ikka eelmises elus oli, et nagu mida ta tegi, et selles elus on selline karmalaks. Ja siis ma mõtlesin, et täpselt, et me võime vaadelda ja et see, et milliseid hinnanguid me paneme kõigele enda ümber, mis alati siis ka väljendab seda, et kui hinnangulised me oleme iseenda suhtes. Et selle sisemonoloogi suhtes olla väga tähelepanelik. Sest et see annab väga hästi aimu sellest ka, et kus võivad olla need plokid minu ja minu rõõmu vahel. See oli selles mõttes väga huvitav peegeldus, sest ma arvan, et mõni aeg tagasi ma oleksin ise ka võib-olla mõelnud seda karmalaksu asja, aga nüüd ma vaatasin seda suure imetlusega, ja ma olen üldse, kui ma olen kuulanud erinevaid kõnelejaid, kes minu jaoks on inspireerivad, siis valdav osa nendest on ikkagi, nad on läbi käinud mingisugusest väga sügavast kuristikust, mis on andnud neile võimaluse täiesti ümber hinnata seda, mida nad elus väärtustavad ja mis neid vaimustab ja mis neid rõõmsaks teeb. Nii et minu elurõõmu allikas on, ma mõtlen seda, et kui oluline on võtta täisvastutus iseenda rõõmu eest. Sest et kõik on alati niikuinii selle, mis on minu sees peegeldus, see, mida ma näen ja ma tajun asju ju alati sellel tasemel, kus ma ise olen. Ja et kui miski on see, mis parasjagu ei rõõmusta, siis on alati suurepärane võimalus küsida, et mis on see minu õppetund siin selles hetkes. Sest et kui mõelda selle peale, et me oleme kõik osa sellest, kuidas iganes seda siis nimetada, seda universumi terviklikku, täielikku, armastavat olekut või energiat. Et kui me oleme kõik selle osa ja et need, kes on ka kogenud suremist ning sealt tagasi tulemist, siis kõik nad alati ütlevad, et see, kuhu me tagasi läheme, et see allikas, et see on puhas armastus. Et kui mõelda, et kui meie oma olemus on puhas armastus ja puhtas armastuses kindlasti see energia, mis seal on valdav, on rõõm. Et siis see, kui ma rõõmu ei tunne, tähendab seda, et ma olen millegagi seoses ja see, millega seoses see ikkagi kipub lähtuma meie oma mõtetest.
eraldanud ennast sellest. Ja et kui saada jälile, et mis see on, millega ma olen iseenda rõõmust eraldanud. Ja siis lasta sellel, sest see on see, mida ma just sel nädalavahetusel sain palju kogeda, et kui oluline on igapäevaselt mõelda selle üle, et mis on see osa minust, mis võib surra selleks, et midagi uut ja kaunimat saaks sündida. Et kogu aeg püüelda järjest rohkem selle üha teadlikuma ja üha täielikuma ühenduse poole. See on see, millega mina igapäevaselt oma selle elurõõmu mõttes tegelen. Ja mina peaksin tegelikult küsima, et kas on küsimusi või mõtteid või kommentaare? Tegelikult ma soovin õhku visata ka selle küsimuse kuulajatele, kes ei ole siin praegu online'is. Et kui sa mõtled selle viimase või selle kogemuse peale, mis sulle esimesena meenub, kus sa oled vaadelnud teisi rõõmsaid inimesi ja iseennast sellest kogemusest eraldanud. Et mis see sinus on, et kas see on sisemine kriitik, kas see on see, et see naine ütles eile, et ta sai täpselt aru, et kust see tema puhul tuleb, ja siis ta kirjeldas, et kuidas emapoolsed sugulased, et kui hinnangulised nemad olid ja isapoolsed sugulased pidasid ennast teistest paremateks. Ja selline iseennast teisteks paremaks pidamine on ikkagi, mulle tundub sageli, see on pigem fassaad sellest, et sa mõtled, et sa pead ennast ägedamaks pidama, sellepärast et muidu see hinnang oleks, et päris ei päde. Et kui sa mõtled iseenda mõne sellise kogemuse peale, kus sa oled ennast rõõmust ilma jätnud, ja iseenda käest küsid täiesti ausalt, et mis see oli? Et miks ma seda tegin tegelikult? Ja et kas see oli mõni hirm või hinnang? Ja igal juhul, kui see oli hirm, siis seal on nagu see tohutu paradoks, et hirmu abil on meid väga lihtne manipuleerida ja mida rõõmsam sa oled, seda vähem manipuleeritav sa oled. Et kui rõõmu eest tunda hirmu, siis mis see on, millest me tegelikult räägime? Nii, võtan siit kaasa, et mis on see, mis mind rõõmust eraldab. Kui olen ennast eraldanud, siis saan ka tagasi tulla. Täpselt. Sellepärast, et rõõmust eraldada saame me ennast ainult ise. Mitte keegi teine, me teeme seda endale alati ise. Vahel on inimesed liiga väsinud, et olla rõõmsad. Aga samas rõõm on jällegi energiseeriv. Ja väsimus on see, mis väsitab. Ja seal retriidil oli üks väga tore selline, jälle nagu selline läbi keha selline kogemus, kus oli Gwenda Liima on see, kelle retriidis ma käisin.
nii et Heiliki teinekord, kui satud Lissaboni, ma võin järgmine kord, kui Gwenda ütleb, et ta teeb seda Mbolo Assamani retriitis, vaata, võib-olla sul on tore kohale lennata. Ja siis lähme koos tantsima pärast. Ja kõik kehtib kõigi teise kohta ka, keda selline retriit kõnetab, siis saad, ja kui sa seda kuulad, siis saada sõnumi ja siis ma kutsun väga hea meelega, sest et see on selline retriit, mis kuna see on iga kord erinev, siis kui ma olen sinna inimesi kutsunud, siis ma liiga palju sellest nagu sisust ei räägi, selles mõttes, et see on iga kord erinev ja et inimestel ei tekiks oma peas mingit ettekujutust, et ahah, ja siis niikuinii nad kujutavad ette seda kuidagi täiesti teistmoodi, kui on ja siis niikuinii iga kord on erinev, aga kindel on see, et seal see, millisena sa seal ennast koged, on mõneti erinev kui igapäevaelus. Ja nüüd toredasti, ma rääkisin sellest, et ja täpselt, kõik heaolugrupi naised koos Lissaboni ja siis öösel ookeani ja vahepeal tantsima. Väga hea plaan. Et seal, mida ma hakkasin ütlema, et seal oli üks selline, me kogesime seda, kus nagu läbi tantsu me jõudsime sellesse kohta, kus kõik istusid maas nagu niimoodi kõigepealt rätse pistes, siis nagu see, et kui sa oled täitsa väsinud, siis toetad pea niimoodi käele ja siis kuidas Gwenda, kui ta ette näitas, siis nagu selg vajus järjest rohkem püssi ja siis oli see, et ja siis, kui toimus tema see otsus, et ma ei jää siia, siis ta pani nagu laksti käega vastu ühte põlve, käega vastu teist põlve. Nagu see, et ma otsustan, et ma ise, nagu Münchhausen on ju patsist, et minus on see vägi, sest et me oleme ju ühendatud sellega, mis on lõputu, et meie illusioon sellest, et midagi on lõplik, on ka paljuski see, kuidas me oleme harjunud mõtlema. Just mis puudutab meie enda valmidust rõõmu kogeda. Või et nagu kunagi mulle poes öeldi, et mis teil viga, te kogu aeg naeratate? Ja siis ma mõtlesin, no väga tore, sellepärast, et see ju teatavasti on nagu see kvoot ja siis temale sattus väiksem kvoot. Aga ja ma tean ise oma kogemusest seda, et kui ma jõuan õhtul koju ja ma olen toss on täiega väljas, siis et muidugi on see, et magama minemine on alati väga hea optsioon, aga kui on see, et kui tegelikult on vaja veel midagi teha, siis kui panna mängima üks lugu, mille saad veel tantsida või teha neid jumping jacks ja neid hüppad ja või nagu midagi sellist, mis energiseerib või paneb naeratama või kasvõi, see keks ei pea olema maha joonistatud, võib keksida ilma nende joonistatud kastideta ka. Et midagi, mis sinu jaoks assotsieerub lapsepõlve sellise täiesti lihtsate rõõmudega, siis see on see, mis minu jaoks on väga energiseeriv. Ja sest et kui panna fookus sellele, kui väsinud ma olen, siis see on ikkagi väga kurnav mõte. Ja kui mõelda seda, et okei, mis ma teha saan, siis see, sest et ma ise enda puhul märkan seda mingite mõtete puhul just, et see mõte oli nüüd küll nagu ohvripositsiooni mõte. Kuidas ma selle nagu iseenda sees ümber mõtlen või ümber pööran, sellepärast, et kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära kogu oma väe. Ja kui sa oled ohvripositsioonis, siis sa oled andnud ära ko
midagi muuta ja kui sa siis ehk siis sa oled nagu hobuse kõhu all ja kui sa jällegi lähed sadulasse, et mis on see, mis aitab sind tagasi sadulasse, sest et siis sul võtad tagasi nagu selle enda väe olukorda muuta. Ja see olukord väljaspool ei pruugi üldse muutuda, aga see, kuidas sina sellesse suhestud, on see, mis tegelikult loeb. Nii et see on see. Vot. Rõõmu, no keksimist kohe proovisin, töötab täpselt ja see on nii lihtne ja see, mis mulle rõõmu puhul väga meeldib, kuna see on iseenda sees, siis seal ei ole seda, et no, et umbes, et ma ei saa seda endale lubada. Või et noh, mis sul hea rääkida, sul mingi et sul hea rääkida, sul suured jalad. et rõõmu puhul on see, et mis iganes sinu jaoks töötab, siis üldiselt need on kõik täiesti tasuta ja sinu, no lihtsalt sinu oma voli, et kui palju sa seda kasutad ja et oleks meeles seda kasutada, sest et kui väsimus on suur, nagu enne siin oli see, et kui oled liiga väsinud, et olla rõõmus, siis ongi see, et sa ei mäleta, kui lihtne on jõuda tagasi rõõmu. Sest et see väsimus on nagu, noh, see on nagu selline tihe pilv, mis sind endasse matab. Ja samas, kui juba nagu torkad käe mingi läbi selle pilve, siis juba tekibki see väikene, kust jällegi kiir saab sisse. Noh, sa võid iseenda jaoks otsustadagi, et see on see liigutus, mis laseb jällegi sellel rõõmukiirel paista. Et see, mis valem sinu enda jaoks töötab, on absoluutselt iseenda disainida ja vaba voli, aga lihtsalt oluline on teada, mis on see, mis sinu jaoks töötab ja see võib olla laulmine, see võib olla keksimine, see võib olla lillenuusutamine, see võib olla mis ma mõtlesin, et mida ma kogesin hiljuti Šveitsis kaubanduskeskuses. Tualetid olid kõige all, aga ma nägin, et seal oli noh, üldiselt mulle meeldib käia trepist ja mitte eskalaatorist ja mind alati hämmastab, et miks siis inimesed, kui see trepp liigub, et miks inimesed seisma jäävad. Aga seal oli nagu see toru nagu on nendes, no see nagu Liumäe toru lastele. Et siis ei pea trepist minema, vaid nad said nagu mööda toru niimoodi. Ja siis mina mõtlesin, kui äge. Muidugi ma lähen sellest torust alla. Ja siis ma rääkisin suure valmistusega, kui ma olin Eestis tagasi, rääkisin sellest oma sõbrannadele ja siis üks ütles, et ja, Tallinnas on ka, aga ma pole küll kunagi mõelnud, et ma peaksin sellest torust alla laskma. Ja siis ma mõtlesin, et mul oli see esimene mõte, kui ma seda toru nägin. Ehk siis seesama iseenda lapsega sõber olemine, siis sa näedki neid võimalusi ja siis sa üldse ei mõtle mida, mis need teised mõtlevad, vaid sa haarad nendest võimalustest kinni, sest et kokkuvõttes ikkagi ja ma tean, ma tsiteerin seda palju, peaks ammu juba järgi vaatama, kas oli Coco Chanel või Greta Garbo, kes ütles, et I don't care what you think about me, I don't think about you at all. Ehk siis, et ma ei hooli sellest, mida teised minust mõtlevad, sellepärast, et mina ei mõtle nendest üldse. Ja see on öeldud mitte nagu selles ülbuses, vaid selles, et inimesed ei peaks olema liiga palju hõivatud nende mõtetega, et ei tea, mis teised must mõtlevad, kui suure tõenäosusega nad absoluutselt ei mõtle sinu peale, sest et nad on nii hõivatud iseendaga. Ja et nii, lähme naistega kaubanduskeskusesse torusse liuglema. Mina tulen, kes veel tuleb, väga õige. Sest et sellised lihtsad rõõmud on need, mis lisavad päevale seda särtsu ja sädet ja mis noh,
panevad näole selle naeratuse, mis, mis ikkagi lähtub siit seest. Ja sellepärast on see nii palju väärtuslik. Niimoodi. Mulle tundub, et suure tänutundega hakkab täis saama tund. Ja vot, ma käisin lapsega kinos multikaid vaatamas ja siis sain aru, milleks lapsi vaja on. Täpselt, ma mäletan siis, kui minu vennad olid väiksed ja mina olin ikkagi juba väga täiskasvanud ja kui tuli välja jällegi uus Lotte multikas ja Lottedel oli see, et seal neid huumorikihte oli üks kiht oli lastele, aga seal oli mitu kihti täiskasvanutele, väga peent huumorit, mida ma nii nautisin. Ja seal ma just vaatasin, et seal oli, muidu ma kujutan ette, et kui lapsed tahavad kinno minna, et siis mitme lapse peale siis nagu see üks täiskasvanu läheb kaasa, aga seal oli niimoodi, üks laps, kaks täiskasvanut. Et seal täiskasvanud ikkagi suure rõõmuga kasutasid seda võimalust, et saavad minna multikaid vaatama. Ja siis oli nii huvitav oli kogeda seda, et mis kohtadel naersid lapsed ja mis kohtadel täiskasvanud nagu täiesti südamest lihtsalt lõkerdasid, sest et see oli selge, et seal oli see loodud. Ja ma saan aru, et Lotte on rahvusvaheliselt väga populaarne, aga mingid naljad on kindlasti see, et nagu mingid tegelaskujud on see, et sa tunned nad ära Eesti kultuurimaastikult ja ühesõnaga, et seal see sissepunutud huumor on minu jaoks erakordselt sümpaatne. Ja Sven Grünbergiga, ma mäletan, ma rääkisin just siis, kui see oli 2007, ma arvan, kui me rääkisime sellest, kui Lotte otsis rahastajaid ja siis, kui olid ühed Saksa investorid, sest et Lotte printsiip oli see, et nad tahavad luua lugu, kus vägivalda ei ole. Et ei ole see, et nagu hea ja kurja võitlus selles mõttes, et kindlalt on see, et üks saab molli ja keegi saab surma ja siis hea elab elu lõpuni seda õnnelikku elu. Vaid, et see ongi nagu toreduse peale hästi palju üles ehitatud ja muidugi osad on nagu et seal on seda, eksponeeritakse seda rumalust ja niimoodi, aga et see ei ole hea ja kurja võitlus selle klassikalises mõttes. Ja siis need Saksa investorid ütlesid, et kuulge poisid, et teil ei ole ikkagi aimugi sellest, et kuidas lugu peab jutustama. Ja siis ma mäletan, kuidas Sven ütles, et see ongi nii, et üleni head ja positiivset lugu jutustada niimoodi, et see oleks paeluv, on palju keerulisem sellepärast, et meie meel on nii harjunud haakuma draamaga. Ja et selle Lotte loo loomine on sellepärast palju suurem väljakutse, et seal ei ole seda klassikalist nagu molli ja üle aspekti üldse. Võib-olla see ongi väga tore koht, kus lõpetada, et see ongi suurem väljakutse, kui tahta ankurdada oma tähelepanu rõõmule ja mitte draamale. Aga samas mulle väga meeldib see, mida kunagi ütles Elo Kallas, kes on Jääneda mõisa perenaine, ütles niimoodi, et elu kohta, et nagu kui on see, et kus elu on raske ja nagu kõik need toredad ütlused, ta ütles, et raske võib olla, aga huvitav peab olema.
ja mina olen absoluutselt nõus ja kui minna ikkagi nagu selle läbi rõõmu aspekti, siis ja just, sest et kuna sageli hästi palju rõõmu on väljaspool meie mugavustsooni, siis uudishimuga minna läbi oma selle mugavustsooni ja avardada neid piire, siis see ongi see, et huvitav peab olema, sest et nii ise loome kogu aeg. Ja kui minna, sest et mugavustsoonist välja saab minna ka nagu selle kannatusega ja sellepärast sa pead, sellepärast et nagu mingi see on ussakas. Et kui sind surutakse sellest välja, on hoopis teistmoodi minek kui see, kui sa lähed nagu uudishimu ja rõõmuga, et mis mind seal ees ootab, seal väljaspool seda minu seda, et väga, et voodis on pehme padi ja soe ja mugav ja kuiv ja siis seal täiskuuvalgel ookeanilainetes on palju külmem ja palju märjem, aga selle silmasäramise mõttes absoluutselt soovitan. Ja selle iseenda kogemise mõttes. Et nagu iseendale teha neid seiklusi. See on see, mis on, mina arvan, väga oluline viis, kuidas kultiveerida elurõõmu. Nii et ma soovin teile seiklusi ja rõõmu ja uudishimu. Ja et siis, kui sa järgmine kord märkad, et ma ei tea, nemad on seal nii rõõmsad, aga see vist ei ole mulle, siis mõtle, et aga äkki ikka on, äkki lähen kohe paati ja mitte pärast ei püüa saada üle veel sellest iseenda, sellest eraldatusest ja siis vahe aina kasvab. Nii et ma soovin teile ja imelist kevadet. Nii tore, kui tuleb palju